rektori käskiri 16. juunil 2020. aastal number 57 Õ. Anda välja põhikooli lõputunnistus ja kustutada õpilaste nimekirjast järgmised 9. B-klassi õpilased. Ehituskirjaga eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, vene keeles, geograafias, bioloogias, ajaloos, inimeseõpetuses, ühiskonnaõpetuses, muusikaõpetuses, kunstiõpetuses, käsitöös ja kodunduses ning kehalises kasvatuses. Lisette Järv. Tere armsad klassikaaslased, lugupeetud direktor ja armsad õpetajad. Raske ja veider on mõelda, et oleme kogunenud siia aulasse viimast korda külg külje kõrval. Seisame istume siin samas kohas, kus algasid 2019. aastal meie klassiseiklused, õnnestumised ja läbikukkumised. Oleme 9 aastaga suutnud kord saata nii palju, et endal ei püsi enam kõik seiklused meeleski. Saame uhkusega öelda, et 9. B on tegelikult üsna rahulik ja teotahteline klass olnud, kuid mõnikord oleme ka meie läbi elanud mõned pisikesed viperused. Algklassides loopisime üksteist natukene käbidega või tekkisid tillukesed arusaamatused kleepsuäris, kui kellegi limakas oli vahetunniga kaduma läinud. Sellised intsidendid aga kadusid meie mõtetest kiiruga ning juba järgmisel hetkel olime teise korruse foajees näbistamas loodusõpetuse tunnist aega, et harjutada uut tantsukava või lihvida moeshow liikumist. Oleme olnud väga head õppijad, kuid mõnikord pidi õpetaja Kersti hakkama hoopis pagariks, et küpsetada meie töölehtedele parajaid kringleid, nagu me ise kutsusime rahuldavat hinnet. Loomulikult peame end sportlikeks ja nutikateks, kuid samas oleme olnud ka väga kärsitud. Bioloogiatunnis ei suutnud me mitte kunagi ära oodata, kui õpetaja Anne Suus kõlas fraas ja kohtumiseni, vaid olime juba enne seda asju kokku pakkimas seljakott seljas uksi juures ootamas, et jõuda bussile number 18. Päris tihti tuli ette olukordi, kui enne suulist vastamist teadis õpetaja alla ju une pealt, mida meilt küsida, kellel ühed sisse panen. Paratamatult pääsivad sellisest rallis ka kõige tugevamad ära ning seetõttu pidi õpetaja Ülla meie suude lahti kangutamisega eesti keele tundides ikka korralikult vaeva nägema. Ei tahaks hästi uskuda, et keegi meid pisaraid valab, kuna enam ei saagi õppida õhuvoolude liikumist, džässi alaliike ja inglise keele ajavorme, vaid raskeks teeb lahkumise meid ümbritsenud inimesed. Need, kes on meid tugevalt kallistanud, kui raskused on meid enda alla matnud ja kes meid kõige säravamatel hetkedel tibulinnudeks on hüüdnud. Me ei suuda panna sõnadesse, kui tänulikud oleme meie 9. B-klassi õpilased, et oleme saanud enda kõrvale ustavad sõbrad, hoolivad õpetajad ja hulganisti mälestusi. Suur aitäh Rahumäe koolile, et võimaldasid panna meil tööle enda loovuse ja areneda allameetri mehest üheks tugevaks gümnaasiumi kandidaadiks. Me jääme teid kõik igatsema, sealhulgas ka koolisaia ja koolisiseseid kehalisi tunde, kui saame mängida üheskoos võrkpalli meie armsa klassijuhataja juhendamisel. Ta on meie kõrval seisnud nii varahommikustel väljasõitudel matkadele või ka hilisõhtustel klassipidudel. Samuti ei saa mainimata jälle meie toetavaid vanemaid, kes aitasid meid igal hetkel, mil neid vajasime. Nüüd jääb üle vaid pea püsti edasi liikuda uute unistuste poole. Aitäh! Kallid lõpetajad, need 9 aastat, mil õppisite Rahumäe koolis, on möödunud linnulennult